Oma praktikas ja teistelt meestelt ja ka naistelt kuuldes ma olen aru saanud, et ka siis, kui räägitakse, naised räägivad, et madal libido ja ei, mina seda värki taha ja leitakse erinevaid põhjuseid, miks mitte astuda vahekorda või kuidas selle pealt ära viilida, on tihti seotud sellega, et naised ei saa piisavalt rahuldust. Et see ei paku neile tegelikult seda, mida võib-olla nad ootaksid ja lõpuks nad ei ootagi sellest midagi ja ütlevad, ju siis see minule ei sobi, see ei ole üldse minu värk, eks ole. Siis probleem võib olla selles, et naine ei saa piisavalt rahuldust. Et seal on vaja naisele pakkuda rohkem teadlikku puudutust, sellist puudutust, mis viib teda, ütleme niimoodi, selliste orgasmideni, et ta saab sellest nagu palju suurema kogemuse. Ja mul ongi selleks on üles ehitatud järgmine kursus, mis on siis nagu selle kursuse jätk on, kuidas rahuldada naist. Ja mehena, kui me jõuame nüüd sellisesse staadiumisse, kus me oskame ennast kontrollida, kus me teame, mis on meie võimed, sealt järgmine samm on õppida tundma naise keha ja õppida teda, pakkuma talle sellist rahuldust, et tema enda üllatuseks ta korraga avastab, aga ma tegelikult olen seksuaalne ja tegelikult mulle meeldib see ja ma ei ole midagi sellist kogenud ja väga tihti naised, kes tulevad näiteks minu juurde teraapiasse, nad ütlevad, nad ei ole eluaeg saanud orgasmi. Kujuta ette, kui sa pole eluaeg orgasmi saanud ja sa oled vahekorras põhimõtteliselt ainult sellepärast, et mehel ju meeldib ja veel hullem on selline seis, kui naised saavad haiget ja väga paljud naised saavad vahekorra, teevad seda nagu läbi valu. Ja loomulikult on nende jaoks see nagu jumala eest, nad hoiaks sellest heaga eemale. Ja sellistel puhkudel tuleb väga palju abiks näiteks massaaž ja teraapia joonimassaaži näol, et vabastada need valud, vabastada need haiged saamised ja siis korraga naine hakkab seda nautima, hakkab kogema hoopis meeldivat vahekorda ja siis kasvab tal ka huvi selle vastu. Et siin on seetõttu ma olen jaganud selle nii-öelda kursuse kaheks, et kõigepealt me tegeleme endaga rohkem ja õpime ise olema, ennast kontrollima ja siis me õpime juba naise orgasme tundma ja õpime naist niimoodi rahuldama, et peale seda ta ei ole enam selle vastu, vaid pigem tema jaoks on see nagu täiesti uus avastamata maailm. Minu juurde on jõudnud naised, kes on seal 50-ndates ja ta saab põhimõtteliselt elus esimest korda orgasmi ja siis ta käib nädal aega, tal on kriips kõrvuni, ta on nagu kõrvust tõstetud ja ta ütleb, kus ma siiamaani olen elanud, et miks see varem minu ellu ei ole tulnud. Et need on need näited, mis naiste otsuseid tihtipeale mõjutavad. Et alati ennem, kui naine hakkab rääkima, et ei minule see seksivärk, mul on madal libido ja nii edasi, siis tegelikult tasub vaadata sinna, et kas ta tegelikult saab sellest vahekorrast ka midagi kasulikku või sellist kogemust, mis teda rahuldab.